paarsada euri. Ma armastan meie loodusmatkasid. Väga äge. Kallis kaubamärk. Paneme maariided selga ja... Tere hommikust! Täna on ilus pühapäeva hommik. Ma olen natukene külma saanud. Ilmselt see viimane rabas käik ikkagi, kus arvasin, et bling jope on okei. Siis ei, see ei ole okei ja malkavarustus on ikkagi mõttega. Täna läheme jälle rabasse. Teeme siis ühele seltskonnale elamustoitlustust. Neil on samal ajal ka mingi koolitus. No vaatame, kuidas me selle siis kokku sobitame. Aga kõigepealt ütleme kanadele tere hommikust. Kuidas teil läheb? Uilab patti ja on valmis. Me tegime pätti. Keegi on ingveri ära söönud ja meil läks ingveri pulber. Ei läi mingit ingveri pulber, valge pipar läks. Valge pipar või? Jah. Wow. Võtliga raske. Nii, aga lähme. Selle paned kõhu peale või? Ei, ma võin selle ise võtta, kallis. Vee peal on 2 sorti takistusi siis. Vee peal olevad takistused. Kui teil läheb see kanuu, läheb alt läbi, sellel takistusel siis läheb kogu kanuu alt läbi. Neil on väga huvitav koolitus, nad peavad kanuutama täielikus vaikuses. Margo arvas, et me võiks ka vaikselt olla, aga ma ei suuda. Täna on selline natukene vihmasel päev, natuke teistmoodi tunne. Me ei lase ennast kunagi millestki heidutada. No nii, üks kanuu veel ja me oleme ees. Meil on seoses selle Räätsa restoga veel tegelikult igasuguseid huvitavaid plaane. Ka esialgu me siis katsume saada paika kõik selle tööjaotuse, et hommikul kõik toimiks nagu kellavärk. Kõik teavad, kuhu mis tuleb panna. Täna otsisime potte ja panne. Ja tõenäoliselt hakkame me seda siis siin talvehooajal tegemagi põhilise sellise välitegevusena. See Esna jõgi on lihtsalt nii chill ja rahulik, et see on talvel. Mõelge, kui siin on lumimaa, see on ime ilus. Me võiksime ju teha kanuusse panna, ma ei tea, lamba nahad pepu alla ja igasugust sellist arendust saab teha. Tahaks jätta selle kanuuga, aga ma tean, et inimestel on hirm vees. Me saamegi ju jätta selle alternatiivi, et inimesed saavad valida, aga ise nii-öelda ikkagi soovitada pöörduda kanuu poole. Nii, Margol tuli janu ja mis sa teed siis jõe peal? Toob see pole? Ma arvan, et see otseselt ei ole soovitatav. Jõevesi tuleks ikkagi läbi keeta, aga kuna Margo on seda maast madalast teinud, siis tema puhul mitte midagi halba sellega ei kaasne. Jõe veel tuleb alati ka värvi vaadata, et päris ema ja jõge ma ise ka ei jooks. Okei, ma näitan meie jõe värvi. Mina olen muidugi ka nii rikutud mõtlemisega, et teate, mida Juhikas mulle meenutab? Mu lemmikkokteili, Kosmopolitani. Siis tulevad igasugused head mõtted. Mul on meditsiiniline haridus. Miks ma võiks taimetargaks hakata? Siin hakkavad üleöö selgeltnägijateks ja hakkavad tarokaarte panema ja human design, kõik värgid. Mul on lausa alusharidus edukaks taimetargaks olemisel. Kellegile liiga ei tee, samal ajal olen looduse rüpes, korjan mündirabast sookailu, sest siin on täna üks taimetark, kes teeb seda enese leidmise matka neile. Ta ütles, et kas ma teed olen teinud. Mina tean, et sookail on selline natuke nagu mürgine või natuke selline müstiline taim. Meil on teejuhtu Margoga. Sookail it is. Ei tea, kas järgmine samm on kärbseseened. Et mis järjekorras siis kõigepealt sookail? Kõigepealt sookailuga tõmbad pea omaseks korrakult. Siis närid seeni peale ja siis lõpuks läheb see mustmari. See on mingi ussilauk või mingi ussilakk ja... Ussilakk on see ühe kaup, aga ma nägin seal mingeid teisi mustmari. Tundusid ka kahtlus. Pidu jätkub pikemaks. Korjasin ära jooksus. Nii, siin on niimoodi, et ma hakkan teile ka supi jagama. Nii, palun järgmine. Nii palju korjasid lausa. Väga äge. Väga tubli.
kui keegi vaatab, et ta põhjakaabet saab, et siuke must tükk on, siis see must ploom. Õnnelikult leiavad selle musta ploomi sealt oma selle seest. Palun see abikaasale. See on uluk jah, see on metssiga. See on metsakael, kui metssiga on ise kael ei ole nii kuiv, aga sinna natuke mul peekonit ka pandud jah. Ma panen teile magustoidud nüüd põlema, lihtsalt ütlen. Margo pani lögi sisse seekord tükki valget pihvart ja see on ainult igavatele. Väga mõnus. Aga jälgige seda. Praegu mul on missioon teha kanalas väikene ümberkorraldus, nii et vaatame, mis ma leian. Huvitav, millal ikkagi minust sai selline maakas? Millal on toimunud metamorfoos? Vist leidsin, väga kaunis. Ma tahan niimoodi panna ta. Margo teeb mingi aluse, siis ta saab siia sisse minna, aga see peaks vist midagi ette panema veel või? On ju armas? Jah. On ju, aga neil oleks vaja alust, selle nagu ikkagi mingi puidu alus. Kiida teaks, jah? Jah, väga ilus. Võt see on kõige õudsam asi, mida ma olen elus näinud. No põleb ta ka võib-olla, ta mõtlesid vahelt peal mingi asi välja tõmmata. Seda me ei pane. Aha. Lõpeta ära. Mis nalja teed? No, miks me või olla, vaata kui nunnu. Kallis luges mul siit välja, et see on kallis kaubamärk luhta, aga tehtud on lahti jõutis. Kas sa tahad rääkida sellest, millega sa öösel tegelesid? No kui ausalt öelda, siis oli shit show. Nagu annan teile vähemalt poole vähem süüa täna. Sest peremehel õnnestus hommikul ka sisse astuda. Nii, lase mind istuma. Säde on meil selline sitasöödik, vabandust väljendist, aga kõik, mis kuskil ripakil, siis ta ära sööb. Et ühesõnaga säde on meil selline proua, kellel on natukene tervisega vahepeal probleeme olnud, sest tal enne oli täiesti terve. Aga siis, kui kutsikad sai, siis pärast seda on tal mingi seedimise probleem jäänud, väike songake on. Ei ole tervis olnud enam kõige parem, aga loodame, et see ikkagi on nii-öelda mööduv probleem. Nüüd on see nägu on ilus, puhas ei ole, valgetel koertel tekivad need pruunid silmaümbruses, et sädel on natuke rohkem. Kuigi mul on endal üks teine teooria veel sellega seoses. Pruun kadus täiesti ära siis, kui me kanad võtsime. Ta sobival hetkel võib ka kana sitta süüa. Täiesti kadusid ära just siis, kui tibud tulid. Nii et mul nagu tekkis selline väikene kahtlus, et äkki see on kuidagi seotud sellega, sest kindlasti on seal kana essu sees igasuguseid aineid. See on selle tõu Malta bichonide nii-öelda põhiline probleem, et tekivad need silma ümber, need pruunid laigud. Võib-olla me leidsime lahenduse, kanasitt. Et see on minu teooria lihtsalt. Keegi ei ole seda veel ära tõestanud. Kuhu sa lähed nüüd? Võtaks ikka äkki rätiku ümbert ära. Praegu on veel puudu jalanõu, sellepärast, et nii kui läheb vihmaseks, peab ikkagi olema talupidajal kaloss või kummik. Musi, sa pead tooma põhku mulle, palun. Vist seda peenikest heina on, selle ma panen pesadesse. Siis ma teen selle terrassi korda, see on ka kuidagi nii räämas siin. Vist tuleb vähemaks üldse neid asju korjata, sest nagunii enam, nad on kogu aeg märjad need. Nii me siin peame seda talu. Kas ma nüüd olen tõeline taluperenaine? Jah, väga ilus. Let's go! Margo lubas mulle tuua põhku. Ma tahan näha, kuidas ta selle nüüd tõi autoga. Kallis, seda on liiga vähe. Kas sa varastasid selle mõne talumehe käest? Ma olen osa. Lihtsalt tee ääres, et seisma tõmbasid ühe selle põhupalli. Näete, kus ma seda sain? Mulle meeldib, kuidas me suhteliselt uus auto on. Selle tõmbab tolmega puhtuks on ka on. Tiibu. Kurat, neil on kõhud nii täis kogu aeg. Neid üldse ei meelita. Kuule davai, olgu, ma lähen tegelen asjadega. Töö vajab tegemist, mitte nalja ei tehta siin. Ühesõnaga, kanamaja on meil täitsa rokane. See läheb kohe hästi kiiresti rokaseks. Siin on alati nii äge teha seda enne ja pärast, sellepärast, et pärast on alati nii ilus. Ma saan vahepeal näidata, kui palju Margo silmamõõdu järgi siis põhku meil puudu tegelikult jääb. Siin sees on, väljas on meil see tuvepõhk, aga siia sisse ma panin selle pehme, siukse heinapõhukese või ma ei tea, hein pigem vist jah. Et neil oleks siin pehme istuda ja siit nad saavad ennast imetleda. Tšau, kallis! On lahe outfit, on ju?
tšau, poja. Nonii, aga paneme siis, paneme maariided selga ja hakkame tööle. Ma homme bioloogias kontrollida, ma ei saa. see... Mis sul on? Peotöö. Kõigil on bioloogia homme või? No näed, kes tuli. Või homme on rahvatants. Jaa. Mul on põngem ära kinni. No võta siis Kaisu. Võta teine ka, no sul mahuvad 2 ju. No, näed. Stiilinäide, kuidas mahub 2? Mis te teete? Nagu sa näed, siis talutööd. Ma olen nii maainimene ja sellest ajast peale, kui Mallu rääkis, et ta tahab omale farmi, siis sellest ajast peale ma arvan, et ma elan juba kellegi unistuste elu, et mis mul siin enam muud tahta. Vabandage, ma sain teie maja valmis. Kõik on korras. Kas te võiksite tuppa tulla? Äkki oleks nii kena ja vaataks üle, kas sobib? Ei taha. Ei, kõik on korras. Aga iseenesest ma olen rahul. Koolivõise siis. Ja mul on selline tunne, et me ikkagi võtame ka vastu talve veel kanu juurde. Oi, Villu läheb. Mine, vaata. Mine. Nüüd nad tutvuvad oma uue oluga. Neil on kõik uus. Kõik on ilusti toas. Emme, kas sa kalapoodi ei taha minna? Mis kellani see lahti on? Oo, väga osav. See on juba, oota, see pühapäev juba ju. Sa pritsid minu pihta. Ma tean. Otsuga nad uue päevad. Aga meil on see lugu, et me lähme homme Tallinnasse. Ja sina lähed rahvatantsu, issi viib su. Kohe hommikul läheme. Taha. Kas sulle tundub, et siin peres keegi küsib su käest? Ei. Kas sa saad olla korraks vaikselt? Tule istu meie juurde. Ma võin teha teile muffineid ja küpsiseid ja makroone. Ma võin kõike teha, aga ma ei taha teha kanapastat ja ma ei taha tuua puid. Terrass on vaja ära koristada. Kiiver peab olema. Isi paneb kinni. Ei, Paul toob kiivri. Väga ilus. Emmel peab ka kiiver olema. Ja emme tuleb järgsi järgi. Emmel on kiiver. Nii, Paul on meil tulemeister. Kui äge. Oho, mingi oma tehnika või? Miks õpetas? Huvitav, mulle pole kunagi õpetanud. Me lähme Ketriinile järgi. Tallinnast on mega mugav tulla meie juurde. Lux Express toob Mäeküla bussipeatusesse, mis on meist mingi 2 kilti või vähem isegi. Me oleme Mäeküla pitsakioskis, kus me käime nagu mingi vähemalt nädalas korra, kui vanemad ei viitsi süüa teha. Et meil ei ole ühtegi poodi lähedal. See on nagu ainuke koht. Sul Snickersiga Paulile. Nagu ootaks tütrakest linnast. Teil on ainult pisikesed kahvlid. Kui mõnus suuatus. Kuna eile oli täiskuu, siis me lähme manifesteerima. Saaks vana energia minna, uus energia tulla. Kõik sellised head asjad, mida me alati tahame soovida. See on minu enda loodud unistamise ja unistuste koht. Ja nüüd me lähemegi sinna. Aga me oleme siis praegu minemas 4 oja ristumiskohta. Seal on sellised toredad purded, mis kunagi Margo ehitas. See on minu salakoht ja siis mul on tunne, et ma olen heas kohas. Abikaasa käis parandas ära. Ma tahaks, et mul oleks neid siin tee ääres 10 tükki. Kas see oleks tore? Meil on nüüd käidud palverännakul. Nüüd läheb kõik veel paremaks, kallis. Õnn on ei mahu õuel ära. Meie lähme Mallu ja Märteni juurde Lende sünnipäevale. Sai 9. Lisaks sellele me läheme tegelikult vaatama Mallu jäneseid, sellepärast et me tahame võtta endale ka. Nad said beebid või? Jaa. Merisead, eks võtta. Oh my god. Aga siin saab. So cute. Võtame. Tema on 6-ajane või? Ei, ta on rohkem, ma arvan, see on 1,5. Kas see... Kumb? Oota,
oota, aga miks neid nii vähe on? Need on siin sees. Ja ongi silmad. Ja vaata, osadel on kõrvad üleval, osadel on all, see on juba näha. Vaata, tal on püsti näiteks. Oi, ma pean talitsema ennast, ma ühtegi koju ei võtta. Neid veel ei saa. Traksipüksi tasku. Veel ei saa. saunajutud vol 4. Saunajutud vol 4. Õpetlik lugu sellest, kuidas me oleksime peaaegu endale närvimürgistuse võinud tahtselt tekitada. Läksime Rabasse, meil oli seal tore koolitaja ja mina rääkisin, et sookail on minu lemmiktaim siin. Mulle meeldivad need tema müstilised rahvalood, kuidas sookail rabas rändajaid, uimastas neid oma lõhnaga, siis nad sattusid sohu. Ega ma ta kohta väga palju uurinud ei ole selles mõttes, kuna täna oli juttu, et tehke sookailust teed. Ta on kunagi olnud rahvameditsiinis hästi väikese mikrodoseerimisel, aga tänapäeva meditsiin ikkagi ütleb, et see on lihtne viis ennast mürgistada. Nii et meie ei saa teada, kuidas sookail mõjub teena. Eestis ei olegi sellist taime, mis niiviisi mõjuks nagu psühhoteelsed seened. Me ei ole sellised seenehuvilised, kukeseen, kui koju tuuakse, siis ikka, aga neid võluseeni mina ei ole kunagi proovinud. Nii et ühesõnaga sellised toredad saunajutud täna. Aga viskame leili ja joome puhast kaevuvett peale. See ei tule siia, mu kallis. Jah, olgu. Sa võid mu kätte.